sind sinna tööle. Need on kõik tehtud, sul tulevad, jah? Ja siis sul jäi tegema neid. Mis kanaleid pidi te saite kontakti kurtide inimestega üldse või? Kurtide liidu kaudu, et kui hotell avas oma uksed 5-6 aastat tagasi, siis oli tööjõuturul keeruline olukord, kus nappis häid töötajaid ja võeti ühendust siis nii kurtide liiduga kui ka teiste organisatsioonidega. Miks te just puudega inimesi otsisite tööle? Mis see mõte? Me otsisime läbi ühiskonna erinevaid inimesi, kes tahaksid seda tööd teha, kelle jaoks oleks põnev väljakutse, kes oleksid lojaalsed. Ja me arvasime, et see võib olla üks koht, kus vastastikku kasu tuua. Aga mis emotsioone teis see tekitas, et kui teil oli töökaaslaseks või töötajaks majas kurt inimene? Minul personaalselt ei ole sellega olnud mingisuguseid erinevaid emotsioone nüüd kellegi teise inimesega. Et ma olen kokku puutunud perekondlikult erinevate inimestega. Aga ühiskonnas tervikuna või töökollektiivis, et kindlasti on sellist ettevaatust, kindlasti on võib-olla hirmu natukene, et kas ma oskan suhelda või kas ma saan ennast arusaadavaks teha. Ja kindlasti on ka ühiskonnas palju teadmatust, et mida see tähendab. Et arvatakse, et see siis tähendab ka mingisugust muud vajakajäämist või puuet või et inimesega on raske suhelda või ta ei saa aru või mis. Millised ettevalmistusi te tegite ennem, kui siia kurt inimene tööle tuli? Swiss Hotel nüüd valmistas ette päris korralikult, et kurtide liidu kaudu telliti töötajatele, kes siis hakkasid koos töötama kurtide töötajatega, tehti koolitus, kus siis natuke tutvustati viipekeelt ja räägiti, mismoodi mida silmas pidada ja mis võivad need arusaamised olla erinevalt poolelt. Kuidas te planeerisite oma tööalast suhtlemist kurtidega? Tööalast suhtlemist kurtidega, lisaks sellele koolitusele, kus siis seda üldist suhtumist ja arusaamist püüti tuua ettevõttesse. Eraldi midagi ei olnud tegelikult, et kõik meie töökäsud tulevad nagunii kirjalikult kõikidele töötajatele. Töö väljaõpe toimub ettenäitamise ja järgitegemise põhjal või et supervisor näitab ette ja siis inimesed teevad järgi ja proovivad ära õppida neid töövõtteid. Siis kasutatakse SMS-i ja kirjutamine on põhiline või siis ka, kes oskab suu pealt lugeda või ette näidata. Milliseid raskusi või takistusi on ettevõttel, et kui nende juurde asub tööle kurt inimene? Ma arvan, et sellistel töödel, kus seda suhtlemist ei eelda ja kus ka meeskonnas ei ole verbaalset suhtlemist nii palju, et tegelikult ei olegi olulisi takistusi. Et see on rohkem suhtumise ja enda valmisoleku küsimus. Ja ma arvan, mida rohkem ühiskonnas sellest räägitakse ja sellesse suhtutakse kui loomulikku, siis seda parem on ja kergem on tulla inimestel tööle ja neid ka tööle võtta. Kas te olete teadlik olnud, milliseid toetusi antakse firmadele, kus töötavad puuetega inimesed? Meie nüüd oleme nii kaua koostööd teinud, et me oleme teadlikud, aga kindlasti kui tulla nagu siseneda sellesse valdkonda, et siis kindlasti ei ole see nii kõigile ilmselgelt teatav. Aga ma usun, et kurtide liidu kaudu seda infot lahkelt jagatakse. Aga millised on olnud teie enda firmas suurimad probleemid või raskused seoses kurtidega? Kurtidega raskused on samasugused kui ülejäänud meeskonnaga raskused, et alati on ju erinevad inimesed, erinevad probleemid ja võib-olla siis seda, mida muidu saad kergesti lahti rääkida või selgitada, siis lihtsalt sa pead arvestama nende kanalitega, mida sa kasutada saad, et sa siis kasutad kirjalikku kanalit või püüad aru saada ja oled kannatlikum natukene. Aga see on ka mitte kurtide inimestega. Kas te olete pidanud oma töökohti ka kuidagi kohandama, sellepärast, et teil on kurdid tööl? Ei, meil ei ole seda vajadust olnud, kuna need tööd on minu arvates väga sobivad ja need ei eelda kuulmist ja meil on
kõikvõimalikud turvaväljapääsud ja igasugused muud asjad on meil nagunii valgustatud ja hotellikülalistega ka arvestatud, et ka hotellikülaline võib olla ju kurt. Ja kui tehakse tuletõrje ja muud ohutusalaseid koolitusi, siis on alati kas tõlk või see info ikkagi edastatakse. Mida te võiksite julgustavalt öelda teistele ettevõtetele, kus veel ei tööta kurtinimene? Ma arvan, et mitmekesisus rikastab, nii et alati õpid ka ise midagi juurde, kui sa pead natukene teistmoodi suhtlema või arvestama sellega. Ma arvan, et on võimalik leida häid ja lojaalseid töötajaid. Ja see on nagu terve ühiskonna suhtes igati normaalne, et me oleme noored ja vanad ja eri rahvustest ja erinevate tugevuste ja nõrkustega, et see on nagu meie kõigi huvides, et meil kõigil hea oleks ja tööd jätkuks. Aitäh, jõudu teile! Aitäh! Kuidas teil toimub oma kurtide töötajatega igapäevane suhtlemine? No kui näiteks tööpäev algab, meil on hommikune koosolek, nad tulevad ja enne seda võtavad oma töölehed, kus kõik info tegelikult on kirjutatud juba töölehe peale. Peale koosoleku nad saavad kirjaliku kokkuvõtte ja kui mingi küsimused on, mingi arusaamad, siis nad kohe küsivad, kirjalikult. Ja me püüame vastata, kui ikka ei saa aru, siis me näitame. Läheme kursele ja näitame, kuidas on õigesti teha. Aga kui nad on, neil tegib küsimus ja nad on korrusel nagu toas, siis nad jätavad meile vastamata kõne. Ja kui meil on vaja midagi neile edastada, siis saadame SMS. Ja. Aitäh!